Tšauki tšau, kallid kuutarokad, täna on meil siis täiskuu lugemine, siuke teistmoodi energia. Kindlasti liituge peregrupiga, toetage kanalit, mina manifesteerin seda, teie manifesteerige enda positiivseid mingeid uusi asju ja vaatame siis üle, mida see energia toob kõigile 12 tähtkujule. Tšauki tšau kõikidele jääradele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus ja mis tuleb siit jäärale. Mis on tulemas jäärale, okei, no nii. Põnev, 2 kaarti läksid tagurpidi ja teisena lauale tulev kaart tahtis ennast siis näidata. Esimese kaardina jäära jaoks väljas karikate kuningas. Ma ei tea, kas see heli siin taga on veits liiga tugev. Karikate kuningas kindlasti siis on siuke hästi spirituaalne nagu meesenergia. Muidugi meesenergia alati ei pea tähendama 100% meesterahvast, kuninga kaartidega nii on. Karikate kuningaga võib-olla eriti, sest see on siuke spirituaalenergia kaart, aga ta räägib siuksest kainest mõistusest ja avatud meelest ja siuksest küpsusest. Muidugi tegemist on siin siukse emotsionaalse inimesega, samas inimene peaks oskama emotsioone nagu kontrollida suhteliselt hästi. Et kui te mitte kedagi selles energias ära ei tunne jäärad, siis võite te selle energia ise siin saavutada lähitulevikus või siis võib see olla mingi uue inimese energia, kes teie ellu nagu tuleb. Võib see olla siuke mingi austaja partneri, lähedase isiku energiakaart kindlasti ka, aga siukse spirituaalsuse ja intuitsiooni inimene tundub nagu, et selle järgi peaksite nagu ära tundma, kellega tegu on. Nüüd aga teise kaardina on siin järel väljas mõõkade 9 ja mõõkade 9 on siis justkui selline nagu mineviku kahetsemise kaart, et ta on natukene stressirikas või selline ärev nagu kaart, aga 9 on siuksed nagu lõpetuse energiat, et väga võimalik, et siin mingi asja lõpp minevikus ei anna kellegile natukene rahu, siin võis tegemist olla mingi suhtlusega nende mõõkadega, keegi siin midagi kahetseb, ma ei tea, kas teie kahetsete, keegi teine kahetseb, aga siuke, ma ei tea, kellelgi võivad mingid halvad unenäod ka olla või mingid unega probleemid, et seda mõõkade 9 mõnikord tähendab. Samas jällegi 9 energia, et selles suhtes, et peate ise sellega nagu rahu tegema ja lõpu nii-öelda. Samas nüüd aga 3. kaardina on väljas jääral mõõkade äss. Väga hea, kohe esimeses tähtkujus tuleb esimene äss välja ka ja siuke hästi positiivse energia tegelikult toob, sest see on ka mõõkade kaart, eks ju, ja mõõkade 9 just oli siin siuke natukene negatiivne ja see on nüüd mõõkade 1, eks ju, põhimõtteliselt, et siis uus algus ja mõõkade äss on siuke edukate, võidukate, uute alguste kaart, et tegelikult see kaart ütleb, et kui te olete mõelnud siin midagi nagu proovida, siis oleks võib-olla mõistlik, sest mingi asi võib teie jaoks hästi kiiresti areneda. Ma ei tea, mis asi see on, see võib olla seotud ka mingi suhtlusega nende mõõkadega, aga mõõkade äss on pigem siuke nagu illusioonidest vabanemise kaart ja selgus ja vastused mingitele küsimustele, mida te võib-olla siiamaani ei ole teadnud. Et siin midagi, ma tunnen, et midagi minevikust nagu natukene häirib, samas peaks selle mõõkade ässaga tulema nagu mingi selgus või lahendus või mingi positiivne tulemus, sest energia on hästi võimas, et igal juhul mõõkade äss tähendab siukest saavutust ja selget mentaalset energiat. Et siuke mõnus tegelikult siin esimeses kaardis oli siuke spirituaalenergia, et lihtsalt see keskel mõõkade 9 natuke mingid mineviku asjad, et tuleks siis lahti lasta, ma ei tea, õppida vigadest ja mitte enam samu vigu korrata. Vaatame, mis siin lõpetuseks tuleb jäärale Kuutaro pakist, täiskuu energia Kuutaro pakk ja mis siit tuleb jäärale täiskuu. Tule nüüd. Ei, jäärad blokivad ja jääb võtmata vist. Ja tundub nii, ühe ringi teeme veel, vaatame, äkki ikka jäärad tahavad midagi võtta siit täiskuu energias ja natukene siin norisid, aga nothing is set in stone, ehk siis midagi ei ole nagu kivisse raiutud või midagi ei ole nagu otsustatud, et kui te siin mingis olukorras kardate, et kõik on läbi või kõik on läinud või midagi on täiesti ära lõppenud, siis tegelikult siin ei ole absoluutselt midagi nii kindlat ja pigem ma ütleks selle mõõkade ässaga, et nagu ma ennem ütlesin, et see on edukate uute alguste kaart, et pigem tasub siin mingit asja teil jäärad ilmselt uuesti lihtsalt proovida. Aga see oli siis selleks korraks teie lugemine, kui meeldis, visake pöidlanuppu ning kohtume varsti taas. Tšauki tšau kõikidele sõnnidele ning vaatame siis üle, mis on tulemas siin teile lähitulevikus ja mis hopsti ja vau. See sõnnid, vaata, ma olen kogu aeg rääkinud, et te võtate siit jäära lugemisest mingeid nagu energiaid kaasa.
ja järjekordselt üks kaart, mis siis jäärale viimasena välja tuli, tuleb kohe ka algul sõnnile ja tegemist on siis väga positiivse mõõkade ässaga. Et tundub, et täna on sihuke ässade päev tulemas, et siin juba esimestel tähtkujudel ässi sajab välja. Muidugi mõõkade äss teie jaoks kindlasti sihuke mentaalse selguse kaart. Võib tähendada, et te leiate vastused mingitele küsimustele või mis iganes, kui on mingi teadmatus mingis olukorras, siis peaks tulema nendes olukordades nagu selgus, et see on sihuke nagu illusioonidest vabanemise kaart, et kui keegi üritab teile midagi valetada või varjata, siis peaks need asjad välja tulema. Aga kõige rohkem ikkagi see uus algus, edukas uus algus, et kui te olete mõelnud siin midagi nagu proovida, siis võib-olla peaksite, sest mingi asi, see kaart ütleb, et mingi asi võib teie jaoks saada nagu väga edukaks ja võib hästi kiiresti areneda. Et ma ei tea, mis asi see teie jaoks on, aga energia on teil siin meeletu, sellepärast et teise kaardina tuli siin mõõkade ässale kohe peale ka müntide äss. Ehk siis sõnnid võtavad alustuseks kohe endale 2 ässa. Ma ei tea sõnnid, mis muutused teil siin toimumas on. Igal juhul müntidega võib see tähendada mingit materiaalset edu. See võib olla mingi firma loomise kaart, eks ju, või mingi asja nagu arendamise kaart. Üles ehitamine võib olla, aga hästi külluslik, hästi viljakas, et kindlasti müntide äss võib tähendada nagu mingite soovide või unistuste täitumist. Ja müntide energia, et ta ei pea alati olema nagu raha ja külluse ja rikkuse kaart. Et külluse energia tegelikult on ka armastuse energia ja kuna see kaart tähendab ka viljakust, siis viljakus võib tähendada ka rasedust. Et siin on sõnnide jaoks nagu hästi palju mingeid siukseid edukaid võimalusi, mulle tundub. Ja tõesti keegi võib tunda ennast mingis olukorras, nagu ta mingi soov või unistus oleks täitunud. Nüüd aga kolmanda kaardina tuleb sõnnidel välja siin ka sauade 5 ja muidugi kui 2 ässa on väljas, siis ei saa ilma väikse sõjata nii-öelda. Ja sauade 5 natukene ongi natukene riiukas kaart, eks ju. Et ta võib tähendada pisikesi tagasilööke, mingeid ärritavaid sündmusi, aga ta on ka siuke võitlemise või võistlemise kaart. Et kui olete siin sõnnid väga edukasse energiasse hakkate jõudma, siis kindlasti tuleb sealt ka mingit vastupanu, eks ju, ja võib olla mingit konkurentsi, aga samas see ei ole nagu väga kuri kaart. Et mõnikord sauade 5 võib rääkida ka mingist treenimisest või harjutamisest, eks ju, et kui te harjutate, siis te saate meistriks, põhimõtteliselt võib see siin ka olla selles loos kirjas. Et ma ei tea, mis see asi on, mida te harjutate, midagi te peaksite alustama selle mõõkade ässaga ja sauad on muidugi siuksed aktiivsed, loovad ja kirglikud kaardid, et liikuvad kaardid, et siin võib olla tegemist mingi aktiivsuse, mingi loomelise asjaga. Mina seda täpselt ei tea, seni te teete paremini, aga kui juba 2 ässa tuleb välja, siis ega siin midagi väga mõelda ei ole, mulle tundub, et lihtsalt tegutseda on vaja. Ja vaatame siis täiskuu energia, mida toob siin kuutaro pakk sõnnile. Mis on tulemas siin kuutaro pakist sõnnile, lõpusõnum sõnnile siis. Mis on tulemas ja tuli vist sõnni enda kaart, kas tuli või? Ei tulnud, tuli neitsi kaart ja see ütleb, et te olete piisavalt hea. Et võib-olla siin mingid minevik olukorrad on pannud teid natukene ennast alla hindama, aga tuleb ennast uuesti üles leida ja tulebki hakata võib-olla selle sauade 5-ga nagu tegutsema, et võib seal olla mingit konkurentsi, aga tegelikult kui 2 ässa on ees ja mõõkade äss näitab mingit edukat arengut, siis ma arvan, et kui alustate, siis näete peatselt, et olete õigel teel. Sõnnid, see oli siis teie lugemine, kui meeldis, visake ikka pöidla nuppu ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaksikutele ja vaatame siis üle, mis on siin tulemas teil ja lähitulevikus. Naljaks, mis asja, jälle kaksikud, teie lugemine siin mingi hääle, mingi nali kohe alguses. Kaksikud, mis on siit tulemas kaksikule? Ja huvitav energia. Esimese kaardina hüppas siit kohe laua peale välja mõõkade rüütel. Rüütlid võivad tähendada teie enda energiat, samas võivad tähendada mingi taustaja energiat. Aga kui see on teie mingi enda energiakaart, siis kuna see on kõige kiirem rüütel, siis võib see kaart midagi teile öelda, et kaksikud te peaksite nagu kiiremini tegutsema või siis kiiremini suhtlema, sest mõõgad on hästi suhtlevad kaardid ja siuksed head nagu suhtluse energiat. Et võib-olla mingi suhtlus on, mida te peate nagu tegema, samas jällegi võib see tähendada seda tõesti, et väga järsku kas on tekkinud või võib siis tekkida mingi uus austaja, mingi suhtlus võib alata, eks ju, võib olla netisuhtlus, võib olla näost näkku mingi tutvus. Ma ei tea, keegi siin jookseb nagu mootorratta poole, kellelgi võib olla mootorratas, eks ju.
samas on see natukene niisugune põgenemise energia, et jah, noh, mõõkade rüütel, kuna mõõgad on ikkagi niisugused natukene kurjemad kaardid, siis ta võib tähendada ka nagu proovile panevat mingit austajat, aga siis tundubki, et on vaja siin nagu suhelda. Ja teise kaardina kohe selle peale väljas siis ka karikate 4, mis on natukene niisugune nagu solvumise või isiklikult võtmise kaart ja ta vaatab siia nagu rüütli poole niisuguse solvunud või pettunud näoga ka, et ma ei tea, kas siin keegi nagu jooksis minema või mis siin nagu juhtus. Samas nagu karikate 4 on hästi nagu positiivse energiaga kaart tegelikult, et ta tähendab mingit ülimalt head võimalust või mingit valikut või isikut siis, kellega on võimalik mingeid suhteid või sidemeid luua. Aga ta ütlebki nagu, et kui te väldite kõiki võimalusi või pakkumisi, mis teie suunas tulevad, siis te magate maha mingid väga head võimalused või pakkumised. Et tundub, et kellelgi on siin mingi väga hea võimalus või pakkumine, eks ju, ja võib-olla kui see on teie enda energia, siis mõõkade rüütel ütlebki, et te peaksite natukene kiiremini tegutsema selle nimel. Et muidu jääte põhimõtteliselt ilma sellest. Ja nüüd läheb tegelikult asi huvitavaks, sellepärast et 3. kaardina on siit välja anda mõõkade emand. Ja tegelikult mõõkade emand ja mõõkade rüütel on siis taropakis kõrvuti olevad kaardid. Rüütlis küll peaks arenema välja nagu kuningas, eks ju, aga siin erinevates tarodes on mõnikord on vist naisterahvad ka seal rüütlid või ma tean, et siin baasid küll selles taros on naisterahvad, et vanasti vist olid ainult meesterahvad või ma ei tea, ei olnudki nagu kumbagi sugu vist sootud kaardid põhimõtteliselt, aga võib see tähendada siis kaksikut teie enda jaoks mingit väga head arengut. Ja siuke teie enda energia ka mõõgad, eks ju, samas see on siuke õhusuhtluse energia. Kaksikud on enamasti väga head suhtlejad, midagi võib siin olla seotud nagu suhtlusega. Keegi peab kiiremini suhtlema midagi. Samas mõõkade emand üks miinus jällegi on see, et mõõkade emand vahepeal võtab nagu liiga tõsiselt asju ja on iseendaga natukene liiga karm. Et nüüd mõõkade emand muidu on siuke sihikindel ja iseseisev hästi inimene, hea suhtleja, kindlasti aus, õiglane, võib-olla ka nutikas, eks ju, et taibukas, et tugev mentaalne energia, aga samas jälle teiselt poolt ongi see enesesüüdistamine ja natukene siuke, ma ei tea, keegi võib siin kellegile midagi teravalt öelda, mul on siuke tunne, et mõõkade rüütel, mõõkade emand. Aga kui see on ühe inimese energia, siis see on arengukaart. Kumb võib siis olla siin mingi siuke austaja, partneri, lähedase isiku energiakaart, et keda te ise kuskil ära nagu tunnete, siis seal peaks nagu olema. Ja võib-olla te ei tunnegi kedagi hetkel ära, siis ma ütlen, et need on energiad, mille te võite ise ka tulevikus saavutada või siis tõesti võib siin tulla mingi inimene teie ellu ja sellisel juhul võib olla ka see, et see inimene teeb praegu läbi mingit arengut teie poole siis tulla või teie suunas tulla. Mingi siuke võimalus on siin ka olemas tegelikult. Aga vaatame lõpetuseks, mida siis täiskuu energia toob Kuutaro pakist kaksikule. Mis on tulemas Kuutaro pakist? Ja mis meil siin on? A new start is coming ehk siis mingi uus algus, kaksikud on teie poole teel. Ma ei tea, mis uus algus see teie jaoks on, teie ise kindlasti teate natukene paremini. Ilmselt on siin asi seotud ka mingi suhtlusega, võib-olla peate ise nagu kiiremini suhtlema või ühendust võtma kellegiga, et saada nagu olukorda selgust ja kui saate selle selguse, siis on võimalik nagu edasi tegutseda ja kokkuvõttes ei ole siin nagu siuke nagu halb energia, et pigem see rüütel ja emand kõrvuti samast mastist kaardid tähendab kaardi aspektis arengut ja mentaalsed või siis mingid suhtlusalased arengud peaksid siin kaksikutelt toimuma. Aga see oli siis selleks korraks teie video, kui meeldis, visake pöidlanuppu ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele vähkidele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus ja mis tuleb välja vähile. Ahaa, 2 kaarti lendas siit vahepealt korraga niimoodi. Samas oli nagu see, et vähid, ma ennem kui ma pakki välja või läbi segasin, siis nagu pakist korra jäi lihtsalt silma mulle millegi pärast müntide 5. What the hell? Ja täpselt selle peale, kui ma ütlesin müntide 5, hüppas pakist välja see sama müntide 5. Vau. Okei, vähid, siin mingid väga huvitavad energiat sellega. See kaart ei kukkunud, ma näitan ka teile müntide 5, et see kaart ei kukkunud mul pakist välja ka segamise ajal, aga kui ma vahepeal segan, siis ta jäi nagu teistest kaartidest natukene niimoodi ülesse poole nagu välja. Ma sain kohe aru, et see on müntide 5 ja ma lükkasin ta pakki tagasi ja segasin edasi nagu.
ja huvitav, et see müntide 5 energia teil praegu nii tugevalt välja tuli, vähid. See on sihuke hüljatustunde kaart, puudustunde kaart, võib tähendada mingeid materiaalseid probleeme, aga kindlasti selle kaardiga peab materiaalsetes asjades nagu ettevaatlik olema. Et see on sihuke nagu pettuste, valede või nagu varguste kaart. Et materiaalsete asjadega kindlasti ei tasu siin pimesilmi kedagi usaldada. Samas jällegi tihti võib ta rääkida mingist mineviku olukorrast, kus te jäite siis mingis olukorras, mulle tundub nagu kannatanuks või keegi pettis, valetas, varastas. Sihuke ei ole üldse hea energia praegu selle kaardiga ja põnev, et see kohe niimoodi tahtis tulla ikkagi vähkide jaoks, et ilmselt see kellegile vaatajale on siin nagu oluline. Teise kaardina kohe väljas ka kuukaart. Kuukaart samamoodi võib tähendada pettusi, valesid, mingeid saladusi, aga kuukaart on alati sihuke nagu kahe vahel olev kaart, sest kuukaart tähendab ka sihukest tugevat spirituaalenergiat. Täna täpselt täiskuu lugemine, eks ju, et kuu energiad võivad siin ka teid mõjutada, vähid, et otsige välja, mis teil on enda tõusumärk või kuumärk ja kuumärgi energia võib-olla siis täiskuu ajal mõjutab teid rohkem, et kuskilt teisest lugemisest võite või teise tähtkuju lugemisest võite saada ka veel lisa mingeid sõnumeid, kui resoneerub, eks ju. Aga kuukaart siis intuitsioon. Te peate enda sisetunnet siin mingis olukorras usaldama, mul on sihuke tunne. Keegi võib üritada petta teid või valetada teile või varastada teie tagant. Aga mul on sihuke tunne, et teil nagu sisetunne ütleb, et midagi on kahtlast. Aga ei tea, vaata, sest ikkagi see mineviku energia on ka siin tugevalt sees ja kuukaardi peal on ka must hunt ja valge hunt ja must hunt võib tähendada nagu sihukest midagi musta minevikust, eks ju, ja valge hunt on siis sihuke nagu helgema tuleviku poole mineku energia. Et keegi peab siin ennast usaldama ja liikuma justkui nagu parema tuleviku poole või midagi siin minevikus, ma ei tea, mis asi see minevikus on, mingi pettumustunne. Igal juhul kolmanda kaardina on siin vähkidel väljas müntide rüütel ja tegelikult see kaart nüüd näitab, et siit müntide 5 energiast on välja tulnud, et ikkagi on see müntide 5 energia mingi mineviku energia, sest müntide rüütel on sihuke nagu vaikselt ülesehitamise kaart, et müntide rüütel on kõige aeglasem rüütel, aga ta on samas kõige töökam ja kõige viljakam rüütel, et igal juhul tähendab müntide rüütel nagu arenguid, aga ta tähendab lihtsalt, et arengud võtavad oodatust justkui kauem aega või asjad ei arene nii kiiresti, kui te ise sooviksite, et need areneksid. Ja see võib olla ka mingi austaja puhul, eks ju, et rüütlikaardid võivad tihti olla austajate kaardid. Väga võimalik, et mingil austajal võis siin olla minevikus siis mingi väga negatiivne olukord, kus ta kaotas justkui kõik. Mul on sihuke tunne ja nüüd läheb aega, et üles ehitada ja võib-olla siis saab teie suunas tulla või ma ei tea, sihuke nagu huvitav energiat, just nagu seal minevikus tundub midagi sihukest musta justkui. Aga vaatame täiskuu energia, mis siin kuutara pakk toob. Kuukaart juba tegelikult lugemisse tuli, nii et vähid on siin täielikult kuu energias ja muidugi veemärk ka, eks ju, et vähid on siuksed spirituaalsed. A new romantic cycle begins ehk siis uus romantiline tsükkel algab ja tõesti võib see siis tähendada siin seda, et kindlasti tuleb enne teha läbi see sisetöö selle mineviku osas, tuleb vabastada see negatiivne energia ja võib-olla ongi see, et te olete liiga kaua kinni hoidnud asju minevikust ja tänu sellele ei saa mingi uus justkui side või suhe teie suunas tulla. Et võimalus vähid peaks siin kindlasti olemas olema. Aga see oli siis teie lugemine, kui meeldis, visake pöidlanuppu ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele lõvidele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus ja mis tuleb siin lõvile. Ja hopsti, nägin juba ära tegelikult, mis kaardid vist tulid ja lõvil on siin 3 suurt arkaani. Need läksid küll tagurpidi, aga mina juba tean. Võtsin vale kaardi esimesena. Teine kaart tuli esimesena lauale, aga teise kaardina paneme välja maailmakaardi. Suur arkaani kõige viimane kaart muidugi ja see tähendab seda, et mingid etapid lõvide elus on lõppenud või hakkavad lõppema ja tekib mingi uus algus, mingi uus avastus, uus maailm justkui. Võib see kaart kindlasti tähendada mingit reisimist, kolimist, mingit asukoha muudatust. Igal juhul on see hästi edukas ja hästi võidukas kaart ja ta võib tähendada mingeid uusi võimalusi, uusi valikuid, uusi inimesi. Et sihuke väga-väga külluslik energia, et lõvidel on oodata siin mingeid suuri muutusi. Nüüd teise kaardina
tuli välja siis narr ja tegelikult see narr oligi see kaart vist, mis pigem kukkus esimesena lauale. Aga noh, narr tähendabki siis uusi algusi, uusi võimalusi, uusi valikuid, samamoodi uusi inimesi. Et väga huvitav, et kõigepealt lõpuenergia ja siis ka kohe peale uue alguse energiat. Narr on ju number 0 kaart, et kõige esimene kaart taropakis ja just maailm oli siis suure arkaani kõige viimane kaart numbriga 21, mis on muidugi siuke 3 energia, mis tähendab siukest suhtlust, lapselikku kerget energiat. Et võivad siin mingid suhtlused siis tundub areneda või alata mingid uued huvitavad suhtlused selle narri kaardiga, et tõesti võimalusi tundub palju olevat. Narri energia on siuke hästi kerge ja vooluga kaasa minev ka. Et noh, võib-olla ütleks, et olge piisavalt tähelepanelik, et te ise mingid lolle rumalaid nagu vigu ei tee, aga kui te olete piisavalt hoolikas ja tähelepanelik, siis tegelikult narri kaart ütleb, et ei ole vaja siin midagi karta, et võite minna mingi siukse positiivse vooluga kaasa, et tundub, et mingi positiivne vool siit tuleb. Ja noh, nüüd on huvitav see, et 3. suure arkaani kaardina tuleb siin lõvidele välja siis kuradi kaart. Ja see on põnev, noh, selles mõttes, et minul endale ta sobib väga hästi, sest mu elukaaslane on kaljukits ja kuradi kaart on kaljukitse kaart. Ja tõesti näitab siin mingit head siukest algust, on ju, aga kuradi kaart peate olema natukene ka ettevaatlikud lõvid, sest see on siuke ka nagu toksilise energia kaart. Et võib tähendada siin mingid toksilisi isikuid, halbu harjumusi, sõltuvusi, mingit negatiivset mõtteviisi võib-olla või mingit mentaalset siukest kinnist energiat või hirmudes kinniolekut. Et siin väga võimalik on see, et lõvid teil on minevikust mingi asi nagu läbi töötamata ja võib-olla on ka see, et te veel peate viha kellegi peale minevikust ja tegelikult see on nagu negatiivne energia, et te tõmbate sellega endale seda negatiivset energiat ligi, et pigem peaks siis õppima nendest mineviku vigadest ja ei tohi enam samu vigu nagu korrata ja läbi selle siis saate vabaneda mingist mentaalsest vangistusest või mingist hirmust või see on nagu siuke hirmuenergia. Aga see võib tähendada seda, et keegi kontrollib kedagi, et noh, ma ei tea, mis siin täpselt nagu toimub, et samas peate ka olema, nagu ma ütlesin, narri kaardiga piisavalt ettevaatlik, et kui teie suunas tulevad ka mingid uued inimesed, siis kindlasti proovige usaldada nagu enda intuitsiooni, et kui tundub, et asjad on kahtlased, siis ilmselt tasub ennast usaldada. Aga kokkuvõttes võib ka tähendada siis nii-öelda mingit kaljukitse tähtkujuga kokkupuudet, samas võib siin lõvidel olla mingi tõusu või kuumärk, eriti kuumärk, eks ju, kuna meil on täiskuu lugemine, et siin osadel lõvidel võib kuumärk olla kaljukitses ja see tähendab siis mingit erilist võimekust. Et kokkuvõttes, kui on 3 suurt arkaani, siis siin on väga võimas nagu siuke muutuste energia lõvide jaoks. Ja vaatame, mis siin tuleb siis kuutaropakist lõpetuseks. Täiskuul kuutaropaki energia lõvidele ja tuli siuke mingi punakas kaart vist ja luck is on your side, lõvide õnn on teie poolel, ehk siis jaa, tõesti ei tasu siin liigselt midagi põdeda selle narri kaardiga ja peate olema piisavalt nagu hoolikas või tähelepanelik ja üldplaanis siis ilmselt mingid suured muutused, mingid suured avastused, sest noh, maailmakaart on siuke ka edukuse ja võidukuse kaart ja noh, uued võimalused, et mingid asjad on siin teie jaoks nagu avanemas, kindlasti avab see ka võimalused mingitele pahadele energiatele, aga teie võimuses on ise nii-öelda nende pahade energiate poole mitte liikuda. Lõvi, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kui meeldis, visake pöidlanuppu ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele neitsidele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus ja mis tuleb siit neitsidele hopsti. Vau, väga hea ja esimese kaardina lendas kohe meile laua peale keisrinna kaart. Keisrinna võib tähendada rasedust. See on siuke emaliku energiaga kaart. Et noh, viljakus, rasedus, küllus igal juhul, eks ju, et see on nüüd 100% siis naisterahva energiakaart, et naisterahvastel on võimalik siin endal saavutada justkui mingi hästi võimekas energia, mul on siuke tunne. Muidugi alati võib see olla siuke nagu ema energiakaart. Et mingid suhted või sidemed enda emaga võivad ka siin lähiajal tähtsad olla, aga pigem on see siuke ikkagi nagu mingite positiivsete uudiste kaart, et ilmselt siin midagi väga halvasti ei saa olla. Muidugi meesterahvaste jaoks võib see tähendada mingit viljakat austajat partnerit, aga siukest võimekat, et ma ei tea, võimalusi siin on nagu mõlemale poolele, aga noh, ütleme, et siuke väga siuke võimas naisenergia võib ka tähendada kellegi jaoks mingit nagu ülemuse energiat. See on täiesti olemas, sellepärast et teise kaardina
on meil siin väljas sauade 4 ja sauade 4 on sihuke nagu, ta on kõige rohkem võib-olla nagu abieluliidu tähistamise kaart, aga ta võib tähendada ükskõik milliseid suhteid või sidemeid, on need siis sõprussidemed, töösidemed või armastussidemed. Ja tegelikult see sauade 4 nagu ütleb, et kui te ise tegutsete, sellepärast et sauad on aktiivsed, loovad ja kirglikud, et kui te ise tegutsete, siis on võimalik siin luua mingeid edukaid sidemeid või suhteid ja teil on võimalik neid sidemeid või suhteid ka nagu tähistada. Võib-olla on kellelgi mingid tähtpäevad, mingi jah, tõesti, ma ei tea, mis siin saab olla. Noh jah, abielu, eks ju, et siin rasedus, väga sihuke tugev energia siis nii-öelda sellega, et noh, sauad ka samamoodi, tegelikult nad on siuksed seksuaalenergia kaardid, et lapse uudised võib siin neitsidele küll tulla, mul on siuke tunne. Ja kolmanda kaardina on siin muidugi väljas mõõkade emand. Noh, ma ei tea, kas see on nüüd nagu teise isiku kaart või on siin nagu kaks või see üks ja sama isik selles keisrinnas ja mõõkade emandas. Kõik on võimalik selles suhtes, et isegi see mõõkade emanda kaart võib näidata üldse meesterahva energiat, kellel on siis natukesel määral seda naise energiat. Mõõkadega ütleks niimoodi, et mõõkade emand on enamasti sihuke hästi iseseisev isik, hästi nutikas, taibukas on ju, võib-olla aus, õiglane, mõõkadega kindlasti väga hea suhtleja, et mõõgad tähendavad alati mingit tugevat suhtlust. Võib siin mingi suhtlus alata kellegiga, et kui te mitte kedagi selles mõõkade emandas ära ei tunne, siis kindlasti võib see olla mingi uus isik, kes teie ellu tekib ja täpselt läbi mingi suhtluse, eks ju. Mõõkade emand on muidugi üks miinus on see, et mõõkade emand on iseendaga vahepeal liiga karm või näeb siis maailma nagu natukene liiga tumedates toonides. Et kui te nüüd ka sellest siis tunnete hoopis enda energia ära, siis on see teie energia, aga samas siis jällegi ütlen, et teil on võimalik ilmselt sellest energiast minna üle sinna keisrinna energiasse, aga samas jällegi võib-olla on siin ikkagi võimalik luua mingi liit siukse võimekama mingi naisterahvaga, et kindlasti see on võimekas naisterahvas, see keisrinna, et mõõkade emanda puhul ma nii väga ei tea, aga jah, see keisrinna on mingi nais tugev energia ja noh, näitab siin liite ja suhteid, et tundub ikkagi, et kahe inimese vahel mingi liit või suhe võib siin olla. Vaatame, mida siin täiskuu energia annab meile Kuutaro pakist neitsidele. Mis on tulemas siin neitsidele Kuutaro pakist? Täiskuu energia ja midagi siit viskas ja mis siit viskas? Your commitment is being tested ehk siis su pühendumine on pandud proovile. Väga huvitav, ma ei tea, mis sidemed või suhted siin neitsid teil nüüd õhus on, aga justkui tundub, et universum üritab siin midagi nagu testida. Võib-olla on see täpselt see, et universum üritab teid testida, et kas te olete valmis looma mingit tugevamat või suuremat sidet või suhet. Et sihuke energia siin täpselt on, kindlasti siis on seal hästi tähtis nagu suhtlus selle mõõkade emandaga, aga üldpildis ei näe ma siin absoluutselt midagi halba teie jaoks. Neitsid. See oli siis selleks korraks teie lugemine, kui meeldis, visake ikka pöidla nuppu ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaaludele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teie poole lähitulevikus ja mis on tulemas siin kaaludele. Vau, okei, väga hea. Ja kolmas kaart jätab ennast praegu peitu, aga esimese kaardina oli kaalude jaoks kohe väljas siin karikate 2. Ja no karikate 2 on nüüd hästi tugev spirituaalse siukse nagu sideme või suhtekaart. Kahe inimese vahel võib siin tekkida siis mingi side või suhe. Enamasti on see ikkagi romantiline suhe, aga võib ka olla mingis mõttes mingi spirituaalne suhe. Ma ei tahaks öelda, et see on nagu töösuhe, aga on ka mingis mõttes võimalik, kui keegi teeb enda tööd nagu kirega. Aga sellisel juhul peaks seal olema ka mingi teine isik, mitte et te üksi midagi teete. Et igal juhul võivad kokku saada või on kokku saanud siis kaks justkui inimest, kes mingis mõttes on hästi erinevad, samas hästi sarnased, et ühe miinused on teise plussid ja nad nagu täiustavad üksteist. Ja võib see kaart ka öelda nagu, et tänu mingile uuele, mulle tundub, et see on mingi uus side või suhe, kas see on siis just tekkinud või on peatselt tekkimas, et tänu justkui sellele suhtele saab keegi unustada enda mingid negatiivsed suhted minevikust, et ma ei tea, siis mulle tundub ikkagi, et romantilised suhted. Ja noh, teise kaardina siin kohe siis kaalude jaoks väljas ka päiksekaart.
ja noh, päiksekaart näitab ülimat sihukest nagu küllust, rahulolu. See on sihuke täieliku õnne nagu kaart, võib tähendada ükskõik milliseid positiivseid sidemeid ja suhteid, on need sõprussidemed, töösidemed, armastussidemed, aga igal juhul nagu edukust nendes sidemetes. Ja noh, päiksekaart muidugi võib olla ka sihuke viljakuse raseduse kaart, et ülimalt palju siis positiivseid energiaid ja noh, kui päiksekaart ikka tuleb välja, siis kokkuvõttes midagi väga nagu halvasti minna ei saa, et päiksekaart on kõige positiivsema energiaga tarokaart selles pakis, eks ju, et noh, tõesti. Muidugi kolmanda kaardina on siin väljas kaalude jaoks ka mõõkade 7 ja noh, mõõkade 7 mingis mõttes on niisugune nagu taktikalise käitumise kaart või olukorrale teise nurga alt lähenemise kaart. Et ta mõnikord võib öelda siin seda, et kui te ei ole siiamaani olnud enda olukorras edukas, siis proovigegi läheneda mingi teise taktikaga või teise lähenemisega mingile olukorrale ja see võib kaasa tuua siis palju kiirema edukuse. Muidugi natukene peab mõõkade 7-ga ka ettevaatlik olema, et ta on niisugune nagu negatiivse poole pealt niisugune saladuste, varguste, petmiste kaart. Aga noh, arvestades seda kahte kaarti, mis siin ees olid, siis pigem ütleks seda, et kaalud, kui te soovite nagu kiiremini enda olukorras siin hetkel areneda, sinna päikse ja karikate 2 energia poole liikuda, siis on siin mõistlik muuta mingit taktikat või lähenemist. Noh, muidugi mõõgad on siuksed nagu suhtlemise energiat, et väga võimalik, et te siin ootate, et keegi alustaks mingit suhtlust, aga võib-olla on see taktika hoopis see, et te peaksite ise nagu alustama mingit suhtlust ja sealt võib tulla siis mingi tõsiselt hea areng teie jaoks. Ja vaatame, mis siin täiskuu energiat toovad kaaludele kuutaro pakist, mis on siin tulemas ja okei, tuleb hoopis sihuke negatiivse energia nagu vabastamise kaart. It's time to release negativity, et põhimõtteliselt tuleb siis mingist negatiivsest energiast lahti lasta. Okei, siis võib siin olla mingi teine teema, et mõõkade 7-ga, kuna negatiivse poole pealt see võis tähendada mingeid pettusi, valesid, vargusi, siis võis siin negatiivis olla minevikus mingi olukord, kus te siis saite nagu haiget, aga te ei ole sellest nagu negatiivsest energiast lahti lasknud, et pigem ongi siin see, et siis te peate nagu õppima sellest olukorrast ja mitte kordama seda viga, aga te peate vabastama selle energia või nagu justkui andestama inimestele ja lihtsalt õppima sellest ja see toob teile siis ligi mingi väga positiivse uue energia, et noh, päiksekaart on väljas, on tõesti midagi liigselt halvasti minna ei saa. Kaalud. See oli siis selleks korraks teie lugemine, kui meeldis, visake pöidlanuppu ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele skorpionitele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus ja mis on huvitav, mis on tulemas skorpionitele. Skorpionid, ütlen kohe ära, et teil võib olla siin mingi kokkupuude kaalu tähtkujuga, et noh, võib-olla te olete sündinud seal napilt peale seda kaalu tähtkuju. Mingi seos siin võib olla, sest kaalu tähtkujul oli ka väljas karikate 2 kaart ja karikate 2 tähendab siukest nagu hingesugulussidet või suhet. Võib-olla tähendab mingit spirituaalset sidet või suhet, aga kokku kas on saanud või võivad saada 2 siukest nagu erinevat, aga samas hästi sarnast inimest, ühe miinused on teise plussid ja läbi selle nad siis loovad nagu hästi harmoonilise sideme või suhte. Et rohkem on siin nagu romantika energia, aga võimalusi ilmselt on siin veel. Aga jah, noh, 2 muidugi tähendavad ka mingit valikuvõimalust alati, et kui valikuvõimalust on, siis on see ju nagu positiivne. Samas mulle tundub, et siin on nagu päris kindlalt justkui siis intuitsiooni järgi peaks keegi nagu täiesti aru saama, kes on tema inimene, et nii hea mingi klapp peaks siin olema või tekkima. Ja kohe peale seda on siin väljas ka kohtukaart ja tegelikult kohtukaart räägib enam-vähem samast energiast, mis karikate 2 mingis mõttes, sellepärast et karikate 2 üks tähendus on ka see, et justkui mingi side või suhe aitab kellelgi unustada mingi negatiivse sideme või suhte minevikust ja kohtukaart on siis siuke nagu spirituaalse ärkamise kaart ja samamoodi nagu mineviku vabastamise kaart. Aga kohtukaart räägib mingist selgusest või mingist avastusest või mingist teadlikkusest, et te võite siin nagu midagi teada saada, avastada ja tänu sellele võib siis tulla nagu mingi selgus, et see võib ka olla seotud mingi mineviku nagu hirmuga, et keegi võib siin mingist nagu hirmust vabaneda. Ma ei tea siis, kas minevikus oli mingi halb sidesuhe või midagi sellist, aga võimalusi siin nagu on ja noh, suure arkaani energia siuke pigem võimas muutus
ja tuleb nüüd siia kolmanda kaardina ka siis suur arkaan Skorpionile välja ja on siin olemas siis ka rippuva mehe või poodu kaart. See kaart muidugi natukene tähendab siin mingit sihukest segadust, palju müra või kära võib toimuda siin teie ümber. Samas see kaart veits ütleb, et ärge laske liigselt sellest ennast häirida. Võib-olla ei ole tark siin ka liigselt kiirustada, et kui te tunnete ennast, ma ei tea, kurvana või kurjana või emotsionaalsena, et siis kindlasti see ei ole õige aeg võtmaks vastu mingeid olulisi või tähtsaid otsuseid. Aga noh, see on sihuke pigem jah läbimõeldud otsuste ja valikute kaart ja mitte liigselt kiirustamine ja ütlebki nagu seda, et tasub jääda nagu rahulikuks, et isegi kui toimub palju kära või müra teie ümber, siis tegelikult ei ole seal midagi nagu hullu ja ei tasu nagu paanikasse minna. Ja noh, sihuke huvitav nagu energia, et siin just see esimesena see nagu suhte või mingi liidu võimalus ja siis mingite nagu energiate vabastamine minevikust. Samas nagu hästi segane mingi olukord, et võib-olla on teil tõesti see spirituaalse ärkamise teekond käsil, et seal on see, et tuleb mingeid erinevaid katsumusi või väljakutseid ja tundub nagu, et asju on kogu aeg palju või nii, aga mingi hetk see lihtsalt läheb nagu mööda ja siis tulebki see selgus. Aga vaatame siis, mis see kuutaro pakk toob siin täiskuu energial Skorpionile. Mis on siit tulemas Skorpionitele? Ja täiskuu energia küsib meilt seda, et mida on vaja teil vabastada. Ehk siis tundub tõesti, et siin midagi nagu minevikust on, midagi, mis natukene on segane siin võib-olla kellegi jaoks, mingi minevik olukord või sündmus. Ja tegelikult ongi siin see, et tuleks sellega nagu siis võib-olla mingi rahu teha ja vabastada see energia. Ja võib-olla peale seda vabastust ongi siis nagu võimalik see, et kui te olete hetkel nagu vallaline inimene, siis peale seda, kui te vabastate mingi segase mingi negatiivse energia minevikust või siis mingi hirmu, siis peale seda võib siin tulla ka mingi nii-öelda uus justkui hingesugulane siis teie ellu. Skorpionid, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kui meeldis, visake ikka pöidlanuppu ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele hamburitele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus ja mis on siin tulemas hamburitele. Mis on tulemas hamburitele lähitulevikus hopsti? No põnev. Esimese kaardina nägu ülespidi hüppas hamburi jaoks kohe lauale armastajate kaart. Noh, kindlasti siin kaardis on nüüd palju nagu kirge ja tugevat seksuaalenergiat. Mingis mõttes peab siin ka natuke ettevaatlik olema, et võib see tähendada rasedust, aga mingit väga tugevat sidet või suhet, et see võib olla hingesugulus-sideme kaart, aga võib ka olla kaksikleegi kaart. Et siin võib tulla mingi suhe teie ellu, et teile midagi nagu õpetada, samas võib siin tulla ka teie suunas siis mingi väga sobiv inimene, mulle tundub, et hästi harmooniline energia on siin ka tegelikult. Et siin on justkui nagu kõike palju, armastajate kaart on number 6, suure arkaani kaart. 6 on siuke nagu pereenergia, et ma ütlen, et see võib tähendada kellegi jaoks nagu rasedust. Aga teise kaardina on siin tulemas hamburile mõõkade rüütel. Vau, see võib nüüd tähendada siis austaja suhtes, et mõõkade rüütel on kõige kiirem rüütel. Võib tähendada seda, et kas väga järsku on teie ellu tekkinud mingi austaja või väga järsku võib siis tekkida mingi austaja teie ellu. Väga järsku võib alata siin mingi suhtlus, sest mõõgad on hästi suhtlevad kaardid. Samas jälle mõõgad on ka siuksed nagu katsumuste kaardid või proovilepaneku kaardid, et võib see tähendada siin siukest nagu proovile panevat austajat. Aga väga huvitav, siis võib siin ka, peate olema ettevaatlikud hamburid, et võib siin tegemist olla ka kaksikleegi suhtega, et kui see suhe või side on ainult üles ehitatud mingile füüsilisele kontaktile või midagi sellist, siis ei pruugi siin nagu asja tulla, keegi võib siin jooksu panna, mõõkade rüütel paneb seal mootorratta poole jooksu, on ju. Samas rüütlid alati ei tähenda austajate energiat, et võib ka tähendada, et teie enda energiat, et te peate ise kiiremini tegutsema või siis kiiremini suhtlema või alustama mingit suhtlust. Et siuke suhtluse energia selle mõõkade rüütliga siia õhku jäi. Ja kolmanda kaardina, hamburid, kolmanda kaardina on tulnud teile välja lõvikaart jõud ja jõukaart tegelikult ütleb, et teis endis on kõik olemas selle jaoks, et te saaksite nagu hakkama, nii füüsiline kui mentaalne nagu tugevus. Noh, jõukaart võib mõnikord tähendada justkui siukseid kaikaid kodaratesse või pisikesi tagasilööke, aga samas see kaart ütleb, et mida vähem te nagu pöörate tähelepanu nendele nagu negatiivsetele asjadele, seda lihtsamini te sõidate nendest nagu justkui üle või mööda
siis. Ja põhimõtteliselt kaart ikkagi ütleb nagu seda, et kui te ise alla ei anna, ei ole teil võimalust nagu kaotada. Ehk siis igal juhul tasub teil nagu edasi tegutseda mingis suunas, siis selles suunas, kus te näete, et on teil mõistlik minna. On see siis mingi austaja poole või kellegist eemale kiiresti selle mõõkederüütliga, eks ju. Aga midagi võib siin juhtuda väga kiiresti ja ikkagi see raseduse energia on ka muidugi 2 suurt arkaani, väga võimsad muutused, number 6 muidugi pereenergia, number 8 rohkem siuke nagu rahaenergia, aga samas 8 on üles-alla, eks ju, siuke sinka-vonka, et tuleb-läheb, et jõukaart on pigem see, et ütleb, et kui ise tegutsete, et siis peaksite olema edukas, et igal juhul tasub teil siin hamburid tegutseda. Ja vaatame siis täiskuu energia, mis on tulemas siit Kuutaro pakist hamburitele. Ja tahtis siit korra üks kaart libiseda, aga ei võtnud ära. Jälle teine kaart ka ja hopsti. Nüüd hüppab siia 3 kaarti tagurpidi. Ma ei teagi, millise ma neist peaksin võtma. Ilmselt võtan selle esimese lihtsalt. Millegi pärast mul ütleb, et ma peaksin uuesti tegema. Naljakas. Spirituaalsuse ja praktikaalsuse kaart igal juhul oli siin peal. Okei. Võtame ühe kaardi hamburitele. Kuutaro energia. Ja tundub, et ei taha tulla. Ma ei tea, kas oleks pidanud ikka selle spirituaalsuse ja praktikaalsuse võtma. Selles mõttes, et spirituaalsus ja praktikaalsus, see on nagu see, et tasub enda nagu asju või plaane nagu läbi mõelda. Jälle lendas siin 3 kaarti olid siukses pakis, üks on eraldi. Et tasub enda plaanid nagu läbi mõelda enne tegutsemist võib-olla ja siis on lihtsam ka nagu tegutseda selles olukorras, kui te olete juba selle plaani läbi mõelnud. Ja muidugi your commitment is being tested ehk kellegi pühendumine on pandud siin proovile. Ma ei tea, kas see on siis teie pühendumine või austaja pühendumine, midagi huvitavat siin võib nagu olla, et tasub olla ka nagu ettevaatlik, et suhtes olevatel inimestel, et siin ei ole siukest asja, et tekib mingi kirglik austaja partner, mingi järsku võib keegi uus austaja kellegil tekkida, mingi suhtlus võib alata, võib tähendada netisuhtlust. Samas jällegi jõukaardiga, nagu ma ütlesin, tasub jääda tugevaks ja tegutseda edasi, sest lõppkokkuvõttes ei ole siin midagi võimalik kaotada. Hamburid, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kui meeldis, visake pöidlanuppu ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaljukiitsedele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus. Muidugi nägin siin paki vahel nagu segades müntide kuningat, ütlen kohe alustuseks ära, sellepärast et kui te lähete vaatate Sõnni video, siis või oli see vähi video, siis vähil oli niimoodi, et ma nägin enne paki segamist müntide viite, mis hüppas nagu pakist välja või tähendab, mitte ei hüpanud pakist välja, aga jäi paki vahele, kuidagi nägin teda ja siis ta tuli ikkagi nagu lauale, et teil ma nägin müntide kuningat korraks samamoodi. Lauale nüüd küll müntide kuningat ei tulnud, aga müntide kuningas võib siin tähendada siis mingit arengut, küllust, viljakust. Müntide kuningas on enamasti siuke vanamoeline inimene või võib tähendada nagu mingit vanemat isikut, keegi võib teile head nõu anda. Võib see olla siuke nagu ülemuse energia, samas võite ise saavutada selle energia, võib tähendada head õnne, aga igal juhul siukest nagu küllust või võib siin ka kellegil olla siuke nagu stabiilne, turvaline austaja partner või siis kui olete vallaline inimene, siis võib tekkida teie ellu selline inimene. Ja selle peale kohe siis anda siit välja teile ka tegelikult sauade paas. Sauade paas võib siin kellegi jaoks tähendada nooremapoolset austajat, tegemist ei pea olema nagu noorema inimesega, aga hästi noorusliku inimesega võib tegemist olla. Samas see on siuke hea entusiasmi kaart, enesekindluse kaart ja see kaart mõnikord võib öelda nagu seda, et kui te midagi minevikus nagu proovisite ja võib-olla ei tulnud nii hästi nagu välja, siis võib-olla tasub nüüd uuesti proovida ja sauadega see on siuke aktiivne, kirglik ja loov energia, et võib siin tegemist olla mingi spordi, mingi loomelise või mingi romantilise asjaga, et midagi, mida te kunagi võib-olla proovisite ja nagu ma ütlen, võib see kellegi jaoks tähendada kellegi siukse nagu nooremapoolse või noorusliku kütkestava kirgliku energiaga mingit austajat. Sauadega natuke tasub sellisel juhul ettevaatlik olla, sest see on tugev seksuaalenergia ja muidugi tuleb järgmisest kaardist kaasa sisse ja teise kaardina välja anda siis karikat 9 ja karikat 9 on seksuaalse emotsionaalse rahulolu kaart ja võib see rääkida nagu soovide täitumisest, et see on siuke nagu hästi emotsionaalne energia, aga ta ütlebki, et keegi satub siuksesse nii positiivsesse emotsionaalsesse energiasse, et justkui ta tunneb, et tema soov või unistus on täitunud ja muidugi siin on mingi rahalaegas ka või mingi kullalaegas, eks ju, et võib ka tähendada siis mingeid materiaalseid võib-olla edukaid
ma ei tea, tulemusi siis mingites alade, aga noh, üheksate energia, et üheksad on enamasti sihuke nagu lõpetuse kaardid, et tundub, et te olete väga lähedal millegi nagu saavutamisele. Ja tõesti võite siin õige pea selle saavutada ja siis tunda sihukest mingit ülimat rahulolu. Muidugi kolmanda kaardina on kaljukitsedel väljas müntide 2. Kahed tähendavad valikuvõimalust. Kui valikuvõimalust on, siis see on ju tegelikult positiivne, aga müntide 2 on ka sihuke paindlikkuse ja võimalustega mängimise kaart ja võib rääkida heast kohanemis nagu võimest. Ja ta võib öelda, et teie ellu kas on tulnud või võib tulla mingi nagu muutus, võib see olla ka materiaalne muutus. Ja see kaart nagu ütleb, et kui te suudate selle olukorraga hästi nagu kohaneda, siis te saate seda olukorda justkui nagu ära kasutada või on see teile kuidagi nagu kasulik, eriti siis müntidega materiaalse poole pealt. Ma ei tea, mis see olukord teie jaoks on, aga igal juhul siin ka sauade baas ütleb, et te peate olema nagu julge ja mingis mõttes see sauade baas ütleb ka sellist asja, et te võite võtta väikseid riske. Ja läbi selle on siin võimalik siis tundub saavutada teil midagi. Ma ei tea, kas see on seotud mingi austajaga või mingi materiaalse asjaga, et siin on võimalus mõlema poole pealt tegelikult kaljukitsedel olemas. Ja noh, keskel on siis üleni rahul olev kaart, et tundub, et te saate nagu justkui kõigega rahul olla siin. Kõik asjad teie jaoks peaksid siin võib-olla novembrikuus arenema. Ja vaatame, mis siin lõpetuseks on kuutaro pakist tulemas. Täiskuu energia kuutaro pakk. Anna meile midagi. Ja tuleb kaljukitse enda kaart, muidugi nüüd uue kuu kaart ja see kaart ütleb, et sinu raske töö tasub ennast ära. Ehk siis ongi täpselt see, et põhimõtteliselt terve lugemine ütlebki nagu kaljukitsedele seda, et kui te liigute kindlate eesmärkide ja sihtide poole ja kui te teate, mida te tahate, siis tegelikult ongi see, et olge julge, liikuge edasi, võib-olla võtke väikseid riske ja saavutate selle, mis te soovite, sest karikat 9 tõesti tähendab nagu soovide või unistuste täitumist. Kaljukitsed, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kui meeldis, visake ikka pöidlanuppu ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele veevalajatele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus ja mis tuleb siit veevalajale, mis on tulemas ja hopsti, niimoodi järjest nende flippidega need kaardid siit lauale lendasid ja noh, esimese kaardina muidugi on siin natukene negatiivsem mõõkade 5. Mõõkade 5 on nüüd natukene siuke selja taga rääkimise kaart, kuulujuttude kaart. Noh, mõõkade energia, suhtluse energia, eks ju, mingid negatiivsed sõnad, mida keegi kellegi kohta ütleb. Muidugi kindlasti võib see olla teie jaoks mingi siuke nagu minevikus olev inimene. Ma ei tea, mingi sidemes või suhtes te temaga olite ja justkui see inimene mulle tundub, et näeb, et teil läheb paremini, kui läheb temal ja siis see inimene üritab teid nagu kuidagi maha teha või taga rääkida või ta üritab võib-olla teid ka meelitada tagasi sinna nagu vanasse negatiivsesse energiasse. Et tõesti on siuke pigem negatiivse energiaga see mõõkade 5 kaart ja tasub siin ennast mingitest konfliktidest ja negatiivsetest suhtlustest eemale hoida. Et kui keegi hakkab mingeid negatiivseid asju ütlema, siis pöörake lihtsalt selg ja liikuge eemale ja ongi kõik nagu, et las kloonid olla kloonid oma ette, on ju. Teise kaardina muidugi on siin väljas veevalajale ka karikate 2 ja see võib nüüd näidatagi seda põhjust, miks siin see mõõkade 5 energia on. Et ma ei tea, veevalajad, kui te olete siin hiljuti mingisse sidemesse või suhtesse läinud, siis see on siukse spirituaalse või hingelise sideme ja suhte nagu energiakaart. Võib tähendada nagu kahte justkui vastandikust inimest, aga samas need inimesed siis täiustavad üksteist, et ühe miinused on teise plussid ja läbi selle on võimalik siin luua mingi hästi harmooniline siis selline side või suhe ja enamasti karikate 2 ikkagi räägib romantilisest sidemest ja suhtest ja tegelikult võib see kaart ka nagu öelda seda, et tänu mingile uuele külluslikule ja harmoonilisele suhtele saab keegi nagu lasta lahti siis mingitest negatiivsetest suhetest minevikus. Et võib-olla see sama energia, mis siin mõõkade 5 on, et on võimalik see nagu vabastada siis. Ja kolmanda kaardina on veevalajatele tulnud välja mõõkade äss ja ülimalt positiivne nii-öelda siuke justkui lahenduse kaart, et mõõkade äss kindlasti tähendab nagu selgust ja lahendusi ja illusioonidest vabanemist ja kui siin on mingid saladused või keegi midagi üritab siin nagu selja taga rääkida, siis tegelikult mõõkade äss ütleb seda, et need asjad tulevad välja. Et kui on mingid asjad, mis on justkui jäetud varju või pimedusse, siis need asjad tuuakse sinna
avalikkus ette ja noh, mõõkatäss muidugi on hästi sihuke edukas ja võidukas kaart, et ta võib ka nagu rääkida mingist uuest edukast algusest, mingid asjad võivad hästi kiiresti nagu areneda ja samas see võibki olla siis see energia, et ma ei tea, kas te olete nagu leidnud selle uue inimese või peatselt siis leiate, aga igal juhul mingid asjad liiguvad siin väga positiivses suunas hästi kiiresti edasi ja mulle tundub, et kellelegi minevikus see absoluutselt ei meeldi ja siis see inimene mingi närvitseb siin põhimõtteliselt selle mõõkade viiega. Et see huvitav energia muidugi teie jaoks peaks see tähendama ikkagi nagu positiivsust, nagu ma ütlesin, et ärge pange kloune tähele. Ja vaatame lõpetuseks, mis tuleb kuutaro pakist täiskuu energia ja kuutaro pakk veevalajale. Ja vau, tuleb siin täiskuu lõvis energia ja don't let pride get in your way ehk ärge laske siis uhkusele endale jalgu jääda ja noh, see võib siin olla seotud ka tegelikult samamoodi selle mineviku nagu energiaga, et ärge siin üritage meelega midagi nagu parastada või kellegile meelega midagi nagu näidata, kui teil läheb nagu hästi, sest tegelikult universum on siin selline, et kui te liigselt hakkate kekkama, et teil läheb meeletult hästi, siis tuleb sealt teiselt poolt natukene midagi nagu vastu, et mäletan ise ka siin mingi aeg nagu jõuludel rääkisin, et oi, et mul läheb kõik nii hästi ja kõik on nii hea ja siis mingi nädal aega hiljem tegin autoga avarii, eks ju. Et jah, ei tasu siin liigselt nagu hoogu minna selle uhkustamisega, tasub jääda selliseks neutraalseks ja ma ütlen, et siin üldplaanis midagi halba ei ole, et pigem tähendab mingid avastusi ja mingit selgust, aga natuke kellelgi võib seal olla mingit pinget, mingi sidesuhe minevikust, kellelegi väga ei meeldi, et teil läheb hästi. Veevalajad. See oli selleks korraks teie lugemine, kui meeldis, visake pöidlanuppu ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaladele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile lähitulevikus. Ja mis tuleb siit kaladele ja väga kiiresti tulevad kaardid välja, see mulle alati meeldib, siis me ei raiska aega siin segamisele ja esimese kaardina tahtis kohe kaladele näidata ennast mõõkade, või tähendab mitte mõõkade, sauade kaks, huvitav, mõõkade kaks tahtsin öelda, mõõkade kaks on siuke blokeeritustunde kaart või otsustusvõimetuse kaart, et te võite või keegi teine võib siin kalad olla natukene nagu kahe vahel või ei suuda teha mingit otsust ära. Samas nüüd sauade kaks, mis ikkagi siin lauale tuli, on pigem just siuke nagu valiku või otsuse ära tegemise kaart, et on haaranud ühest sauast ja teine sau on jäänud sinna nurka. Et väga võimalik, et kas te siis teete siin ära mingi valiku või keegi teine teeb siin ära valiku, igal juhul valiku liikuda, sest sauad on aktiivsed, loovad ja kirglikud kaardid. Siin muidugi kaardi peal on ka gloobus ja reisibuss, et see võib tähendada mingit reisimist, kolimist, mingit asukoha muudatust, võib-olla mingit road tripi, eks ju. Aga inimene vaatab aknast välja justkui nagu kaugusesse, et see võib ka tähendada mingit pikemat vahemaad või netisuhtlust, võib-olla keegi otsustab siin kellelegi külla tulla, võib-olla jõuludeks või mingi siuke huvitav energia, kalad. Nüüd teise kaardina on teil siin kohe väljas ka sauade baas ja baasid on siis siuksed nooremapoolsed energiat, kindlasti võib tähendada siukest nooremapoolset või nooruslikku mingi taustajat, partnerit, noh, sauadega siuke kindlasti tugevam seksuaalenergia, natukene tasub ka nagu ettevaatlik olla, et kui teie suunas tulevad mingid austajad, et neil ei oleks ainult füüsilise kontakti eesmärki. Samas see kaart on ka siuke nagu julguse ja entusiasmi kaart, et kui see on teie enda nagu energiat, võib-olla te oletegi siin kahe vahel või mõtlete, et kas liikuda või minna või teha, siis tegelikult sauade baas nagu ütleb seda, et olge julge, kui minevikus midagi nagu ei õnnestunud, siis võib-olla nüüd tasub proovida uuesti ja tuleb paremini välja. See kaart ei soovita võtta suuri riske, aga ta ütleb, et võib võtta väikseid riske. Et võtke väikseid riske ja tegutsege nagu, et ma ei tea, mis need väiksed riskid siin on, võib-olla on vaja sinna alustada mingit suhtlust, muidugi mõõkade energiat siin ei ole, aga ma algul ütlesin mõõkade kaks, eks ju, et mõõgad on suhtluse energiat, et võib-olla keegi siin kardab suhelda või ühendust võtta või võib-olla siis on see, et te peate ise seda algust tegema ja läbi selle võib siin hoopis midagi väga kiiresti arenema hakata, sest sauad on ikkagi siuksed nagu kiired energiat. Ja nüüd kolmanda kaardina on siin kaladele tulnud välja ka lõvikaardi jõud. Ja jõukaart ütleb kaladele põhimõtteliselt seda, et te olete ise nii mentaalselt kui füüsiliselt piisavalt tugev ja saate asjadega nagu hakkama, et ta võib tähendada nagu pisikesi tagasilööke või justkui kaikaid kodaratesse, aga jõukaart ütleb, et mida rohkem te nagu tähelepanu pöörate nendele asjadele, seda rohkem need teile mõjuvad, et pigem ärge pöörake lihtsalt tähelepanu nendele negatiivsetele asjadele nii palju ja seda mööda lähete nagu lihtsamini neist üle või mööda täiesti, eks ju. Ja jõukaart põhimõtteliselt lõppkokkuvõttes ütleb
ikkagi seda, et kui te ise alla ei anna, ei ole teil võimalust kaotada. Nii et ei maksa siin nagu loobuda, et pigem tegutsege edasi, et siin ees on 2 saua ka, et täiesti sihuke nagu tegutsemise energia. Et siin hetkel nagu tundubki, et kui te võtate julguse kokku, otsustate või teete ära mingi valiku tegutseda, siis tegutsedes tuleb ka see edu teie nagu olukorda. Põhimõtteliselt mul selline tunne siin kalad on. Ja võib ka see seotud olla siis mingi austaja või partneri või mingi siukse isikuga. Kütkestav kirglik austaja võib see olla mingi nooremapoolne või siis hästi noorusliku energiaga. Vaatame lõpetuseks, mis siin tuleb Kuutara pakist. Mis on tulemas Kuutara pakist lõpetuseks? Täiskuu energia ja communication is key ehk siis suhtlus on võti ja täpselt see, mida ma just siin rääkisin, et võib-olla siin on tegemist mingi suhtlusega, et on vaja alustada mingit suhtlust või võib-olla peate olema ise nagu julge ja tegema ära selle esimese sammu, et alustada mingit suhtlust ja peale seda võivad siis asjad teie jaoks nagu arenema hakata. Kalad, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kui meeldis, visake ikka pöidlanuppu ning kohtume varsti taas.